Mida tantra sinu jaoks tähendab ja kuidas see su elu muutnud on? Tantra on minu jaoks kujunenud elustiiliks ootamatul moel. Ma ei teadnud, millega ma ennast seon, kui ma sellesse teemasse esialgu sukeldusin. Aga sellest on saanud imeline isiklik kasvamine, mõistmine iseenda kohta, mõistmine universumi kohta, arusaamine, mis on tegelikult minu eesmärk siin elus, kuhu ma tahan edasi jõuda, mis on minu missioon. Ja kuidas ta mu elu on muutnud hästi praktilisel moel ja hästi vaimsel moel samuti. Praktilisel eelkõige sellel moel, et nüüdseks ma olengi pühendunud ainult oma aja ja oma tegemised sellele valdkonnale, Bhairava jooga arendamisele, õpetamisele, jooga õpetamisele ja ise edasi õppimisele. Ja spirituaalsel moel, kuidas ta minu elu on muutnud, väga lihtne vastus on see, et minu elu eesmärk on nüüd selge ja see on hoopis teine, mis ta oli kunagi varem. See on tee õnneliku eluni minu jaoks. Aga mis sind tantra juurde viis? Tantra juurde viis mind esimesel korral lihtsalt huvi millegi seksuaalse vastu. Ma kuulsin kellegi tuttava käest, et on üks õpetaja tulemas kursust andma 2009. aastal Tallinnas ja läksin sinna kursusele ja juhtus nii, et see oli Somananda esimene kursus Eestis. Ja pärast seda ma olin nii lummatud, see info, mis sealt minuni jõudis, oli selline vapustav ja elu muutev. Ma tundsin kohe, et seda ma pean tegema, selle kohta ma pean rohkem teada saama ja õppima. Millele sina oma tantra õpetustes peamiselt keskendud? Tantra on väga-väga lai teema, nagu me kõik teame, et üks kõige olulisem printsiip, mis tantras on shakti ehk energia ja selle toimimise tundma õppimine. Seksuaalenergia on üks aspekt energiates, siin on meil palju teisi ka. Ja energia sügavamaks mõistmiseks, taipamaks, milliste reeglite järgi see toimib ja teades neid reeglid on võimalik seda sama energiat enda evolutsiooni jaoks imelisel moel ära kasutada. Selles mõttes on tantra ikka hämmastav spirituaalne teadus, et ta on nii praktiline, ta ei käsitle teemasid, mis võivad tunduda tavaelus sellised kuidagi liiga kõrged või haaramatud, vastupidi, seal on nii palju asju, mida on võimalik tuua kohe oma praktilisse ellu, oma tööellu, oma suhteellu, oma pereellu, nii et kõik see valdkond mind huvitab ja sellega tegeleb. Aga kas tantra on kõigi jaoks? Nii ja naa, et minu hinnangul küll absoluutselt kõik võivad saada väga suurt kasu, kui nad tantraga ühel või teisel moel tegelevad. Aga see, kas nad siis lõpuks selle valiku teevad või valivad mõne teise tee, et see on juba individuaalne loomulikult, aga kasu on siin absoluutselt kõigile olemas. Mehed, naised, üksikud paarid, noored, vanad, suured, väikesed ja kõik muud. Aga millele sa sellel festivalil esinemistes põhiliselt keskendusid? Siin festivalil koos Somanandaga me viisime läbi mitmeid rituaale, meil oli transfiguratsiooni rituaal meeste ja naistega, samuti me tegime tantristlikku puhastavat tulerituaali ja mina ise viisin naistega läbi sellist hommikul 7:30 jumalanna kümblust, mis aitab naistel oma naiselikkusega paremini kontakti saada. Ja nii palju muid tegemisi oli veel, et ei tulegi enam kõik meelde. Aitäh!